Aga meie kava läheb edasi ja ma palun siia lavale Artur Taevere, kes töötab praegu sellises rahvusvahelises organisatsioonis Teach for All. See on noorte õpetajate kooli toomise organisatsioon, mille rajas üks Ameerika noor õpetaja, mis on ka Eestis väga silmnähtavaid tulemusi saavutanud. Aga Arturi huvi on, nagu ta mulle just siin ütles, vaadata tulevikku, mis on hariduse innovatsioon, mis võib oodata siis ees meie haridust. Ja sul on väga tore pealkiri selle ettekandel, mis on Eesti kingitus maailmale. Nii et 40 minutit on sinu päralt, umbes 30 minutit juttu ja siis 10 minutit jääb võib-olla umbes küsimusteks ka, nii et mõelge, millest võiks rääkida. Palun. Nii, aitäh. Mul on suur hea meel siin teiega koos viibida. Minu enda taust, nii nagu Neeme ütles, on see, et ma olen viimased 4 aastat töötanud selles rahvusvahelises haridusorganisatsioonis nimega Teach for All ja see algas peale niimoodi, nagu sa mainisid, kunagi Ameerikast, aga Eestis juba rohkem kui 7 aastat tagasi me asusime noored kooli. Tänaseks on üle 30 riigi, kus samasugune nagu programm tegutseb niimoodi, et mul on täiesti selline unikaalne võimalus tänu oma tööle viimaste aastate jooksul käia umbes 100 erinevas koolis, 10 erinevas riigis, põhimõtteliselt nii Ameerikas ja Aasias ja Austraalias erinevates kohtades, et see on nagu selle minu tänaste nagu mõtete kontekst võib-olla, et see tuleb eelkõige just üldhariduse poolt ja see tuleb siis läbi nagu selle, mida ma olen nagu erinevates koolides näinud. Aga ma arvan, lihtsalt mõnede vestluste käigus siin täna ja näiteks eile õhtul ka ma rääkisin ühe oma kolleegiga, kes asus õpetajaks aastal 1989 ja sai kooli direktoriks aastal 1993, et mina 89. aastal läksin umbes vist 3. klassi ja et ma arvan, et siin ruumis on ka hästi palju inimesi, kellelt kindlasti minult on hoopis rohkem õppida, kui mina täna jagada saan, aga ma loodan, et need mõned mõtted on huvitavad. Ja need teemad on 2, et tegelikult me räägime haridusest, aga see esimene küsimus on see, et mis võiks olla Eesti kingitus maailmale, et mis on see meie ühiskonna ja meie majanduse ja meie inimeste võimalik roll ja siis sellega seondub see teine küsimus on see, et mis on siis nagu hariduse roll selles, et me võiksime seda kingitust maailmale pakkuda. Ja kui me alustame sellest, et mis võiks olla Eesti kingitus maailmale, et kui oli hommikul see paneeldiskussioon, siis Mati Heidmes korra küsis ka sellise küsimuse, et me küll räägime sellest, et Eesti noored lähevad osad välismaale õppima ja elama ja töötama, et mis me saaksime teha selleks, et Eestis üles ehitada midagi tõeliselt unikaalset, mis on tõesti maailma parim. Ja mis on nii hea, et see mitte ainult ei paku rakendust ja enesetõustusvõimalust meie oma inimestele, aga samamoodi ka mujalt Euroopast ja mujalt maailmast võiks inimesed siia tulla. Ja natukene, mida ma tahaksin teha, on mõelda, et kuidas me selleni jõuaksime ja kuidas selle küsimuse peale üldse mõelda. Ja tegelikult see hakkab pihta, see on nagu 3 komponenti sellest, et esimene on see, et kui me mõtleme selle, et mis on meie kingitus maailmale, siis minu meelest me võiksime küsida seda, et mis on see unikaalne asi, mida siis ütleme Skandinaavial ja Euroopal ja maailmal on vaja, mida me võiksime neile pakkuda. Teine küsimus on see, et mida me suudame teha väga hästi ja tegelikult seda küsimusega võiks nagu natukene veel seda nagu edasi keerata, et mitte ainult väga hästi, aga mis on see asi, mida me võiksime teha maailmas paremini kui ükski teine riik. Ja 3. on see, et mis on see, mille vastu meil endal huvi on, mida me tegelikult tahaksime teha. Et ma arvan, et selleks, et teha mingit asja nii hästi, kui keegi teine maailmas ei suuda teha, sul peab endal selle asja vastu tohutu kirg ja huvi olema, sellepärast et see kahtlematult see eeldab nagu aastaid ja aastaid sellist nagu hästi süvenenud tööd ja uurimist ja et seda ei ole võimalik teha ühegi sellise asjaga, mille vastu sul endal huvi või kirg ei ole, et tegelikult see meie kingitus ideaalis ta läheks nagu ta on nagu ühisosa nagu nendest 3, et mis on maailmale vaja, mis on see, mida me saaksime väga hästi teha ja mis on see, mis tõesti meile endale ka huvi pakub
ja kui me mõtleme hariduse kontekstis, et siis mis on nagu need asjad, kus me tahaksime ka huvi tekitada rohkem lastes ja noortes, et nendes valdkondades, et seal uurida, seal saada väga heaks ja et see võiks olla neile kunagi tulevikus eneseteostus. Ja ma mõtlen, et küsimus on, et mis on nagu Eesti kingitus, aga samamoodi tegelikult võib mõelda iga inimese enda peale ja et kui ma mõtlen nendele inimestele, kes on et vahetevahel sa kohtad inimesi, sa näed, et sul on tunne, et nad on täiesti nagu omas elemendis, kui nad räägivad sellest, millega nad tegutsevad ja et ma arvan, sageli see on täpselt needsamad nagu 3 asja ühe inimese koha pealt ka, et tal on mingi selle teema valdkonna kohta tohutu huvi, me võime ma ei tea, kui võtta kuulsaid näiteid, näiteks Steve Jobs, kes ju alustas lapsena nagu tehnikaga ja arvutitega mängimisega, et see, et ta lõi Apple'i koos Wozniakiga, et sellest tuli niivõrd edukas firma, see tegelikult hakkas pihta sellest, et tal oli lapsena selle vastu tohutu huvi. Aga teine on see, et nad tegid seda ülihästi, et nende latt oli niivõrd kõrgel, et me teeme nagu nii head tooted, kui ükski teine konkurent ei suuda. Ja kolmas on see, et loomulikult see juhtus ka õigel ajale ja sellisesse valdkonda, mis tegelikult oli, selle suhtes oli suur nõudlus. Ja siis lihtsalt, et tuua, kohe me jõuame Eesti juurde, aga et hästi lühidalt üks näide Singapuri kohta. No see on natukene, aga ma ei tea, Eestis, kui palju see on ka selline provotseeriv, et Singapurist minu arvates on väga inspireeriv õppida, aga natukene on nende kontekst ka loomulikult hästi erinev, kui me mõtleme selle nende ajaloole, nende poliitikale, aga hästi lühidalt kokku võtta siis, et nemad tänaseks oma majandusele ja oma ühiskonnale on leidnud hästi selge rolli, et kui me vaatame vajadus, et nad pakuvad finantsteenuseid, logistikat, infotehnoloogiat ja mida nad teevad väga hästi, et Singapuri ajalugu on nagu tohutult selles mõttes nagu huvitav 50. aastatel, põhimõtteliselt neil ei olnud mitte midagi, et see oli tõeliselt vaene selline sadamalinn, 70% nende SKP-st tuli sisuliselt sadamaga seotud ja laohoonetega seotud hästi primitiivsest lihttööst. Singapur sai iseseisvaks aastal 65 ja enamus rahvastikust olid kirjaoskamatud. Ja nüüd, aga põhimõtteliselt nad leidsid selle, et kuna nemad on selliste suurte naabrite ja nagu palju jõukamate ja edukamate naabrite kõrval, nagu näiteks Malaisia, kes on nendest mingi 5-6 korda suurem, räägimata Hiinast, kes on nendest, ma ei tea, 200 korda suurem, eks, siis nad võtsid, et ainukene viis olla väga edukas on see, et kui meil on nendest kõikidest naabritest palju parem haridussüsteem ja nad selle arendamisega süsteemselt tegelesid, 95. aastast on nad põhimõtteliselt maailma täielikus tipus matemaatikas ja reaalainetes ja loodusteadustes. Ja huvi koha pealt ma panin 3 küsimärkis tegelikult, et ma ei tea, et ma käisin Singapuris mingi 1,5 aastat tagasi ja rääkisin selle inimestega, et nad on tohutult nagu professionaalsed, aga ma tegelikult ei rääkinud midagi sellest, et kui palju need teemad, millega nad väga hästi tegelevad, et kas see on nagu tohutu kirg või see on lihtsalt selline ratsionaalne valik olnud, et ma arvan, et võib-olla osaliselt nagu mõlemat, aga see on nagu üks väike riik, kes on mõelnud, et kuidas me üldse ellu jääme ja kuidas meie majandusele ja meie ühiskonnal on mingi sellised mingid võimalused ellu jääda ja edukaks olla. Ja kui me Eesti kohta mõtleme, et alustades küsimust, et see, et mida meil oleks maailmale pakkuda, midagi sellist, mis maailmale vaja on, ma tõin nagu lihtsalt välja, need 3 esimest punkti on tegelikult mul ei olegi meeles, mis selle strateegia nimi on, majandusministeeriumi poolt vastu võetud ja Arengufond töötas sellega tükk aega, et vaatas, et mis on nagu need majanduse kasvuvaldkonnad, mida me võiksime eelis arendada, et esimene ongi infotehnoloogia kasutamine erinevates sektorites, mitte IT iseenesest, aga et kuidas seda kasutada ükskõik kas meditsiinis või keskkonnatehnoloogias ja muudes valdkondades. Teine tervisetehnoloogiad teenused, 3. ressursside efektiivsem kasutamine, mingid valdkonnad olid seal veel ja ma ise mõtlesin, et miks me ei võiks tegelikult sinna lisada ka oma üld- ja kõrghariduse, et niimoodi nagu Soome praegu on hakanud mõtlema sellele, kuidas oma haridust eksportida, et see võiks olla tulevikus täiesti ka üks selline Eesti väga suur väärtus, mida inimesed laiemalt näevad. Ma arvan, tänu PISA-testidele, aga meid juba täna teatakse, et meil on sellise suhteliselt hea haridustasemega riik, aga et me võiksime seda tugevusena palju rohkem välja arendada. See on küsimus, et mida me oskame paremini kui keegi teine maailmas. Sellele on, mõtlesin, mis siia slaidi peale panna ja et millised näited siin tuua, et mõtlesin, et näiteks üleeile rääkisin ühel
ma ennem seda ei maininud, ma elan oma tööga seoses, elan Inglismaal ja siis ma käisin ühel hästi huvitaval hariduskonverentsil ja kui ma mainisin, et ma olen Eestis, siis see ühe inimese esmane reaktsioon oli see, et ta ei suuda uskuda, kui suur panus on Arvo Pärdil olnud maailma muusikasse ja et seda oli nagu hästi tore kuulda ja me mõtleme oma sportlaste peale, me mõtleme Skype'i peale, et tegelikult on nagu mitmetes valdkondades Eestis tehakse täiesti nagu maailma tipptasemel asju. Noh, need 2 punkti seal on rohkem nagu hariduskesksed ja ütleme, põhinevad meie PISA tulemustel, PIAC-i tulemustel, millele ka hommikul viidati, ehk siis nagu täiskasvanute lugemise, infotöötluse oskused ja hea inglise keele oskuse ma panin ka, et ma sattusin hiljuti mingi sellise uudise peale, et üks ettevõte teeb, ma ei tea, vist 60 riigis sellist inglise keele testi ja seal Eesti koos Põhjamaadega oli täiesti top 5, et see on tegelikult ka, ma arvan, meie unikaalsus. Ma hiljem, kui aega jääb, et siis ma tegelikult tuleksin selle juurde natukene tagasi, et natukene on sellel, ütleme, kui me mõtleme selle peale, et mis seisus meie haridus praegu on, et seal on nagu, see on tegelikult nagu vastuolu, et kui me võrdlemegi enamiku teiste riikidega ja mu enda kogemus seda täiesti kinnitab, et Eestis haridust väärtustatakse rohkem kui enamikus teistes riikides, õpetajaid tegelikult austatakse rohkem kui enamikus teistes riikides, vähemasti kus mina koolides käinud olen, ja ütleme, õpilaste baasoskused on meil siin paremal tasemel kui enamikus teistes riikides. Et selles suhtes on meil suhteliselt hästi, aga kui me samas mõtleme selle peale, et kuidas maailm muutub ja milliseid oskusi ja isikuomadusi oleks vaja, et meie õpilased omandaksid, et siis selleks ongi nagu see suur mitmeid nagu muutusi ikkagi vaja, et need toimuksid, nagu Jaak Aaviksoo ütles ennem lõunat, et siis meil on hästi, aga samas, et mitmeid muutusi on vaja teha, et see on natukene paradoks. Ja üks näiteks asi, mida PISA uuringutega seoses Eestis, nii palju seda ei tsiteerita, aga et ongi meie keskmised tulemused on head, aga et kui me näiteks lugemises vaatame 15-aastaste oskust kriitiliselt mõelda ja mingit teksti kriitiliselt analüüsida, siis 2009 PISA järgi suudavad 66% õpilastest seda teha. Et see ütleme selline nagu mõtlemise ja analüüsi oskus, et see on üks selline asi, mida tegelikult, millel tuleks nagu palju rohkem rõhku panna, et mõelda süsteemselt sellele, kuidas seda teha. Ja siis 3. punkt on see, et mis on see, millest me huvitume ja mida me tahaksime osata väga hästi. See on nüüd seesama konverents, kus ma 2 päeva tagasi olin. Ma tõin lihtsalt selle näite selle Skype'ist. Meil oli ühe Ameerika professoriga Skype'i teel, põhimõtteliselt ta nagu osales sellel konverentsil, ta pidas ühe nagu selle peamise kõne, mis on jällegi, kui rahvusvaheliselt rääkida, mul on alati nii uhke öelda, et see on Eestis tehtud toode, mida mina nagu oma töös täiesti igapäevaselt kasutan, aga minu meelest see küsimus just, et millest me huvitume, see on niivõrd oluline küsimus, et kui me vaatame erinevate riikide statistikat sellest, et kui huvitunud on lapsed, kes koolis käivad, siis ma isegi ei ole näinud, et kui palju seda Eestis on uuritud, aga mis mina olen rahvusvahelistest uuringutest märganud, on see, et algklassides tavaliselt lapsed on täiesti, nad nagu huviga käivad koolis ja neil on seal hea meel, aga huvi langeb põhikoolis ja tavaliselt keskkoolis huvi jääb madalale tasemele. Et see küsimus, et kui palju me oleme küsinud õpilaste käest, et mis teda huvitab ja kui palju me seda igapäevaselt arvesse võtame, et see on minu meelest hästi nagu oluline selleks, et kooli roll võiks olla rohkem nagu huvi nagu ärantada ja huvi põhiselt nagu ka õpetamisele ja õppimisele läheneda, et siis meil tervikuna kokkuvõttes, ma arvan, võiks tekkida mingid sellised nagu valdkonnad, kus me oleme tõesti nagu väga tugevad ja mis meil tõesti pakuvad ka meie õpilastele, meie inimestele huvi. Nii et põhimõtteliselt mul ei ole mingit vastust sellele küsimusele, mis on siis meie kingitus maailmale, aga et ma arvan, et ta võiks olla midagi nagu infotehnoloogia, tervise, haridusega seotud, et mõeldes sellele, et mis on meie tugevused, mõeldes sellele, mis on nagu maailmas erinevad globaalsed trendid. Ja kui sellest nüüd edasi minna, siis see küsimus on see, et mis muutusi on selleks vaja, et me saaksime seda maailmale pakkuda. Ja täna on hariduskonverents ja mu enda mõtted sellega on ka võib-olla
kõige rohkem tahaks just rääkida, mis nagu hariduse roll on, aga loomulikult haridus on ainult üks komponent, et seal on mitmeid muid muutusi, mis veel on vaja. Et need mõned punktid on sealt välja toodud ka Arengufondi poolt paar aastat tagasi välja antud see Eesti kasvuvisioon vist aastaks 2018 oli see. Aga seal oli toodud nagu erinevad valdkondades, ütleme see hetkeseis ja milliseid muutusi oleks vaja. Esimene on tõesti nagu selle ühiskonnas laiemalt ja sellest oli samamoodi hommikul juttu, Mati Heidmet tsiteeris seda OECD raportit, ütleme selle nagu tolerantsuse ja avatuse kohta ja ma ei tea, ma ise mõtlen just sellele, et kui ma ülikoolis käisin Inglismaal ja minu parim sõber oli seal inglane, kelle vanemad on Indiast, usu poolest oli ta moslem, täiesti nagu aktiivselt praktiseeriv ja kokkuvõttes kõik need sellised tunnused olid niivõrd teisesed, et kui sa nagu ma arvan, ongi niimoodi, et mida rohkem meie noortel on võimalus nagu otseselt suhelda ja olla sõber ja teha koos asju hästi erinevate inimestega, et sealt nagu see, ma arvan, see avatus tekibki, et siis ei teki üldse seda küsimust, et miks nagu, kui samas näha, et kuidas nagu moslemitesse suhtumine on nagu erinevates riikides, aga ka Eestis niivõrd nagu kriitiline, on niivõrd palju eelarvamusi, et kui tavalist nagu ütleme nende inimestega koos olla, et see lihtsalt, ma ei tea, et siis sa ikkagi avastad seda, et nad on lihtsalt inimesed ja sa leiad nendega ühisosa ja siis ma arvan, et niimoodi see avatus ilmselt rohkem tekibki. Selles Arengufondi selles trükises oli veel kirjutatud majanduspoliitikast, riigi valitsemisest, näiteks see, et erinevad sektorid ja ministeeriumid omavahel teevad rohkem koostööd, aga loomulikult nagu erinevad muutused on ka vaja hariduses ja et peamine tegelikult, millest ma tahtsin rääkida ja kuhu ma nüüd kohe jõuan, ongi see, et mõtted selle kohta, et milliseid muutusi hariduses tegelikult oleks vaja. See on nagu üks põhjus veel, miks need muutused on hädavajalikud. Et kui te vaatate seda graafikut, mida võib-olla ka osad teist on näinud, aga et põhimõtteliselt, mis ta kirjeldab, on see, et kuidas aastatest 1960 kuni 2002 erinevat tüüpi tööd, nende tööde hulk on kas suurenenud või vähenenud. Ja kui te vaatate seda, et millised tööd on praegu kõige kiiremini kahanevad, just kui vaatate 90-2020 see täpikestega, seal on rutiinsed kognitiivsed oskused, mis põhimõtteliselt on see, millega traditsiooniliselt kool tegeleb. Need on sellised oskused, põhimõtteliselt nagu selliste teadmiste õppimine ja meelde jätmine ja nende kordamine, mida põhimõtteliselt on kõige lihtsam õpetada ja mida on kõige lihtsam ka testida tavalistel eksamitel. Et aga need on sellised tööd, mida tegelikult masinatel on kõige kergem teha ja seetõttu need on kõige kiiremini kahanenud. Kõige kiiremini kasvavad tööd, see on selle oranžiga, nõuavad põhimõtteliselt probleemide lahendamist suheldes koos teiste inimestega. Ehk see ongi nagu, ma arvan, üks selline väga suur põhjus, et kui me mõtleme sellele, et me kõrvutame praegu Eesti haridust enamiku teiste riikidega, et jah, et meil ongi hea seis, aga et kui mõtleme sellele, kuidas majandus edaspidi areneb ja millised on ootused nendele õpilastel, kes praegu koolis õpivad, siis need ootused on täiesti muutumas ja need on hästi erinevad sellest, võrreldes selle ajaga, kui ma ise koolis käisin, kui õpetajad ja koolidirektorid, kes praegu selles koolis töötavad, kui nemad koolis käisid, et see nagu selles mõttes tulebki sellest oma kogemusest natukene nagu kõrvale astuda ja püüda ette kujutada seda tõesti, et mis on see, milline saab olema see maailm, kus tegelikult need õpilased peaksid hakkama saama ja et nad saaks nagu oma potentsiaali võimalikult hästi rakendada. Ja praegu just on valitsuses ja varsti Riigikogus arutluses uus haridusstrateegia, mis hõlmab kogu siis alates alusharidusest, kutseharidus, üldharidus, kõrgharidus ja et olete kindlasti sellega mingil määral tuttavad, mis seal nagu need põhisõnumid on, aga et
et hariduses ongi need muutused on nagu erinevad, mis peaksid selle järgmiste aasta jooksul toimuma. Esiteks sellise nagu uue lähenemise rakendamine, kuidas õpetamine ja õppimine toimib, ja sellest ma räägin kohe pikemalt, aga teine on ka õpetajate motiveerimine, õpetajate palk on selle teise punkti all, et meil oleksid rohkem nagu pädevaid motiveeritud õpetajaid, et nad teeksid oma tööd motiveeritult, seda ka piisavalt väärtustatakse. Samamoodi ka koolijuhid ja teiste haridusasutuste juhid. Kolmas on koostöö ettevõtlusega ja see, et õpilastel oleks võimalik rakendada neid oskusi, mida nad õpivad, sellepärast et samamoodi Eestis, nagu paljudes teistes riikides on ikkagi ka kõrgharidusega inimeste hulgas tööpuudus viimastel aastal tegelikult suurenenud ja see põhjus ongi see, et see, mida nad koolis või ülikoolis õpivad, et sageli need ei ole tegelikult need oskused, mida täpselt sel momendil on vaja nendel ettevõtetel, kes tööd kuulsin hiljuti statistikat näiteks Egiptuse kohta, et seal on 1 miljon kõrgharidusega noort töötut ja samal ajal on 600 000 vaba töökohta, kuhu ei leita sobivaid inimesi. Erinevate digivõimaluste rakendamine, mitte ainult see, et igal õpilasel, igal õpetajal oleks arvuti või tal oleks tahvelarvuti, vaid tõesti nagu nende igapäevane rakendamine õppetöös, mis ma arvan, avab nagu niivõrd palju võimalusi ka õppe huvitavamaks ja diferentseeritumaks muutumiseks. Ja viimane, mis puudutab õppes osalemise kasvu ja rahastamist ja pidades silmas nii üldharidust, kooli poolelijätjaid kui ka näiteks ka täiskasvanute osalemist elukestvas õppes, et üks olulisemaid eesmärke sellel strateegial on see, et täiskasvanute osalemine õppes, mis Eestis praegu on umbes 12%, kes siis põhimõtteliselt see eesmärk on see, et aastast 2020 see oleks 20%, see on praktiliselt kahekordistamine, et see on nagu väga suur roll, et me ei mõtle õppimisest mitte ainult sellest, mis toimub koolis, vaid tegelikult see ongi nagu selline läbi elu kestev protsess. See uus õpikäsitlus, ma lihtsalt tõin selles sama strateegias selle definitsiooni, kuidas seal see kirjeldatud on, et mida see endast tähendab. Iga õppija individuaalset, sotsiaalset arengut, kriitilist mõtlemist, loovust, ettevõtlikkust arendav õpikäsitlus, mida rakendatakse. Et see on huvitav tegelikult, kui näiteks TALIS 2008 uuringute järgi küsiti Eesti õpetajate suhtumist, siis tegelikult suhtumises on Eesti õpetajad väga progressiivsed, aga just, et kuidas seda rakendada, kuidas seda teha, mida siin kirjeldame, et me läheneme igale õpilasele individuaalselt, me arendame nende sotsiaalseid oskusi, nende kriitilist loovat mõtlemist, et kuidas seda teha, ma arvan, et seal on nagu väga suur, see on erinevaid põhjuseid, miks seda nii palju ei ole, kuigi ma arvan, kõikides Eesti koolides sellega mingil määral tehakse, aga ma arvan, seda suurt muutust ei ole veel toimunud, et ma arvan, see küsimus ongi see, kuidas seda rakendada ja kuidas seda soodustada. Siin on nagu 4 ideed ka, mis on, ma arvan, selle strateegiaga ka kuidagi seotud ja natukene on siin ka minu oma looming. Et esimene osa on sellest, mis puudutab hindamist, et tegelikult me ei saa, kui me hindame endiselt teadmisi, siis ei ole võimalik see, et õpetajad hakkavad oluliselt rohkem tegelema sotsiaalsete oskuste arendamisega ja ettevõtlikkuse ja loovusega, et täpselt samamoodi on vaja muuta hindamist, on vaja ma arvan kindlasti vähendada seda kohustuslike teadmiste osa õppekavas, niimoodi nagu Jaak Aaviksoo tegelikult on paar korda öelnud, aga ma arvan, seda on vaja selles mõttes nagu reaalselt öelda, millise osa me nüüd välja võtame ja anda õpetajatele nagu seda hingamisruumi ja ka võimalust olla loov ja katsetada uusi asju. Ma korra hüppan järgmises slaidil, siis ma tulen nende ülejäänud 3 punkti juurde tagasi. Siin on Jaapani kohta, kes oli 10 aastat tagasi oli Jaapan PISA testides tegelikult maailmas juba tipus ja selle asemel, et mõelda, et meil on kõik väga hästi, kui nad vaatasid detailselt neid oskusi, mida Jaapani õpilased hästi oskusid, mida nad halvasti oskasid, siis nad ei osanud väga hästi lahendada selliseid põhimõtteliselt nagu avatud küsimusi, kus tuli nagu loominguliselt probleeme lahendada. Ja nad võtsid nagu selle prioriteediks pärast aastat 2000, kui esimesena PISA tuli välja ja nüüd te näete, et aastal 2006–2009, kui suure hüppe nad suutsid teha selliste nagu
vastustega küsimuste, probleemide lahendamisel, et see on nagu kordi suurem kui OECD keskmiselt see kasv oli ja et see on nagu ja põhjus, miks mul see meelde tuli, miks see oluline on nagu siinkohal märkida, on see, et nemad 3% võrra vähendasid oma õppekava teadmiste osa, et tekiks ruumi nagu nendel õpetajatel just seda nagu probleemi lahendamist ja mõtlemist õpetada, et sa mitte ei tunne, et noh, ma pean nagu jälle need teemad kõik läbi käima, vaid sul on võimalus tegelikult korraks peatuda ja et sel õpilasel tekib moment, et ta saab õppida mõtlemist ja õpetaja saab seda temasse rohkem arendada. Tulles tagasi siia juurde, suhtumine on muidugi hästi oluline, et just et olla nagu nendele muutustele avatud ja ma arvan, et meil on tegelikult hästi positiivne platvorm, kui see, mis ma enne mainisin, et meie ühiskonnas haridust niivõrd palju väärtustatakse, et meie baasharidus on niivõrd tugeval tasemel, ma arvan, selle pinnal on võimalik nagu üles ehitada tõesti nagu väga selline maailma tipptasemel väga progressiivne haridussüsteem ja aga see algab pihta sellest, et meie kõigi mõtlemine on mitte see, et me võib-olla sarnaselt ka, kuidas hommikul oli juttu, et mitte see oma ego ja kuidas ma olen senimaani teinud, see niimoodi kõrvale jätta, aga just mõeldagi, et kuidas oleks kõige paremini võimalik õpetada ja õppida näiteks neid sotsiaalseid oskusi või seda loovust või seda kriitilist mõtlemist. Oskused on hästi olulised loomulikult, kuidas nagu seda efektiivset õppimist ja õpetamist rakendada ja ma arvan, õppematerjalid on hästi oluline, et ma ei pea üldse silmas ainult õpikuid ja kõike seda, mida õpetajad ja üldse õppimises saab kasutada, et neid samamoodi on vaja luua selle mõttega, et nende eesmärk ei ole mitte peamiselt teadmised edasi anda, vaid tõesti nagu panna mõtlema, soodustada, et õpilased saavad koostöös probleeme lahendada. Ja siis ma tahtsin rääkida efektiivse õppimise 7 printsiibist, et see on minu jaoks jällegi hästi huvitav, et viimase 20 aasta jooksul on tohutult palju uut uuringutel põhinevat informatsiooni selle kohta, et kuidas inimesed efektiivselt õpivad, kuidas lapsed efektiivselt õpivad, kuidas täiskasvanud efektiivselt õpivad ja samas nagu need, ütleme, käärid selle vahel, mis tegelikult uuringutest välja tuleb ja kuidas neid siis reaalselt rakendada, et need käärid on tohutult suured. Et see on üks OECD selline raamat, mille nad paar aastat tagasi välja andsid, mis põhimõtteliselt siis toob endas kokku 7 kõige olulisemat printsiipi, mida ma kohe lühidalt tutvustan. Aga enne seda ma näiteks ühe video, et kui me saame sellele videole ka heli, siis siin on üks näide sellisest uuenduslikust õppimisest. Ja ma panin siia YouTube'i need automaatselt tõlgitud eestikeelsed subtiitrid ka, et võib-olla on vahepeal natuke lihtsam jälgida ja natukene saab kindlasti ka nalja, sellepärast see tõlge ei ole üldse korrektne, aga natukene temast on abi. Let's get started. So we're going to start with our simulated bushmeat today. And we have 3 samples. Something big is happening in this 11th grade biology class. We're trying to actually kind of change the world a little bit. Full of that. We thought up a lesson that would incorporate aspects of molecular biology, bioinformatics, evolution, ecology, zoology, biochemistry. And so we created a way to teach all those things together. You want to check it out, describe, write down some observations, what it smells like, what it looks like. Jay Vavra's students are learning to identify meat using DNA barcoding. The ultimate goal of the project is to develop forensic techniques that can be used by African law enforcement officials to combat poaching by identifying the meat and fur of illegally hunted wildlife. These are photos that I got last week from one of our collaborators in Nairobi. This is an eland. I think it's interesting because it's relative to something that's going on in real life. And not only that, but it's like a crisis, it's like an issue. I really believe in original research to discover something, and the students know what they're doing has an application. It's not just going for the teacher's grade book and such. Point 1, which is outlined, and point 5. So you get You always hear about this kind of science being used in the real world to fight crime and all that, but here we actually get to partake in that, which is really great. Is it enough? No. No, it's not enough. Like many high-tech teachers, Dr. Vavra brings a wealth of experience and passion into the classroom from his previous professional life. I love all aspects of biology and worked in the biotech industry. I worked in archaeology
I've also done research in Antarctica and Northern California, different areas in biological sciences, and I try to bring that into my classroom. Instead of grades on high-stakes tests at the end of the year, students are assessed on their contribution to a final class product. In this case, it's the creation of the forensics workshop that will be given in Africa. We started a project last year. I took 9 students to East Africa and met with collaborators there, found that there was a great need for this in Sudan, Uganda, Tanzania, and Kenya. And we talked about going back and setting up a workshop. So without DNA, I don't see us succeeding in prosecution of wildlife cases in East Africa. This is an honor is what we're doing. This is just a regular biology class. Everything we're learning is completely relevant. Okay. Now you put it in there and we'll take it back over there. I know they're engaged and they believe in what they're doing. They're going to teach others at conferences, and so they know there's a next step to this. I know everyone's really serious about it because it's a serious issue, but this is really a lot more fun than you'd be able to do in any other classroom because you're actually, it gives you kind of a sense of importance. For more information on what works in public education, go to edutopia.org. See kool, kus kohas see toimus, mul oli võimalik umbes pool aastat tagasi seal käia ja see tohutult nagu, mis mulle sellest meeldis, on see, et nad kasutavad põhimõtteliselt projektipõhise seda projekti õppemetoodikat igapäevaselt lisaks oma tavalistele tundidele ja et mis sellest videost ka näha oli see, et ma arvan, see, mis selle õpilasele muudab nagu palju huvitavamaks ja teda rohkem ka motiveerib, on see, et see on tõesti nagu reaalse eluga väga otseselt seotud, et selle projekti tulemusena siis põhimõtteliselt Aafrikas oli võimalik kindlaks teha, et kas konkreetsed loomad on salakütitud või mitte, et see on nagu hästi reaalne tulemus, reaalse eluga seotud ja et see on nagu selline kool, kus tõesti ühelt poolt sa näed nagu õpilasi, kes on nagu väga huvitatud sellest, mida nad teevad, samas akadeemiliselt said nad väga häid tulemusi, et praktiliselt kõik läksid edasi ülikooli, on selline kool, kus kohas õpilased tulevad tõesti väga erineva sotsiaalmajandusliku ja kultuurilise taustaga peredest, et see San Diego on mõne miljoniga linn, aga et tõesti, et seal on nii nagu vaesematest, jõukamatest peredest tõesti väga nagu etniliselt väga erinev, et selline igas mõttes selline integreeritud kool ja mulle nagu tohutult inspireeriv. Nüüd mõnede viimaste minutitega, mis meil jäänud on, siis ma lühidalt korraliselt mainin neid efektiivse õppimise printsiipe, mis sellest OECD raportist oli toodud, natukene saab seda ka seostada selle sama projektiga, mis ma siin näiteks tõin. Et esimene on, et õppeprotsessi keskmes ongi loomulikult see õppija, see on nii loomulik, aga et tema aktiivne kaasatus ja see, et ta ise võtab vastutust, et see on nagu ülioluline, et luua tingimus, et ta oleks kaasatud, et kuidas ta on selles huvitatud, et ma arvan selles lühikeses videos, mis te just nägite, et seda oli hästi näha, et kui aktiivselt nad tegelikult kaasa töötasid, et see on nagu esimene printsiip ja lihtsalt veel selgituseks, et kõik need 7 printsiipi, et need, nagu ma ennem ütlesin, et loomulikult nagu hariduse kohta uuringuid pidevalt tuleb nagu sadade ja tuhandete kaupa välja, aga et mis see OECD haridusuuringute keskus on teinud, on see, et nad on tõesti neid sünteesinud kokku, et mis on kõige olulisemad ja kõige paremini tõestatud printsiibid, kuidas inimene efektiivselt õpib. Aga minu jaoks see kaasatus, see on nagu hästi loomulik, sellepärast, et kui sa lihtsalt istud niimoodi, et sul ei ole asja vastu huvi, siis ongi ju ka võimatu, et sa kõige efektiivsemalt seda õpiksid, et see on hästi loomulik printsiip. Teine, see on pilt ühest Soome koolist, on see, et õppimine on selline sotsiaalne ja koostööine tegevus, et loomulikult nagu teadmisomane osaliselt, loomulikult sa tegeled seda ka üksi ja mingis mõttes see toimubki nagu sinu enda pea sees ja sinu enda ajus, aga tegelikult see, nagu need uuringud näitavad, et kui sa õpid koos teiste inimestega koos, et siis see tegelikult, kui see on õigesti korraldatud, siis see on hästi efektiivne. Aga näiteks see, et kuidas grupitööd teha efektiivselt, et ma arvan, see on ka paljud õpetajad on seda katsetanud, aga et see alati ei ole nii hästi välja tulnud, et see küsimus ongi see, et kuidas seda väga hästi teed, et sellest saab pikemalt rääkida, aga praegu varsti meil saab aega otsa. Kolmas on emotsioonid ja motivatsioon, mis on ülioluline
ja nendest uuringutest näiteks tuleb välja, et emotsioonide osas kõige olulisem on see, et see õpilane ise usuks ja tunnetaks seda, et ta saab hakkama sellega, mida see õpetaja temalt ootab. Seal on palju muid olulisi asju veel ja mulle endale tuleb alati meelde ka see, et üks tsitaat, et kunagi aastaid hiljem, et sul ei ole meeles, mida ta sulle rääkis või tegi, aga et sulle jääb meelde see, et kuidas see inimene sind tundma pani. Et ma arvan, et see on koolides ka sageli, et kui me mõtleme sellele, et kuidas tänapäeva koolides me õpilasi motiveerime, et oma koolikogemusest ja oma õe koolikogemusest, millest on nagu aega möödas, aga et see ikkagi toimus väga sageli ka ainult nagu sellise hirmu pinnalt, et selle asemel, et jah, teistmoodi kuidagi paremini õpilasi motiveerida. 4. printsiip on see, et olla hästi tähelepanelik õpilaste individuaalsete erinevuste suhted, nii selles mõttes, et mis neid huvitab, selles mõttes, kuidas nad ise kõige paremini õpivad, selles mõttes, millised on nende varasemad teadmised. Ja see on taaskord, ma arvan, selline printsiip, mida tegelikult õpetajad kõik teavad, aga küsimus on see, et kuidas sa seda rakendad ja et selleks peab olema, ma arvan, nii oskusi kui ka materjale, et saada aru, et sul klassi, ütleme, kui sul on 25 õpilast, et tõesti, et mitte 25 täpselt sama, aga kuidas sa reaalselt seda printsiipi rakendad, et õpilaste neid erinevaid huvisid ja varasemaid teadmisi ja õppeeelistusi arvesse võtta. 5. on kõrged ootused kõikide õppijate suhtes, ilma neid liigselt ülekoormamata. Et siin on Shanghaist üks pilt, kus mul oli võimalik umbes 6 aega tagasi käia, mis on PISA testide järgi maailma täiesti tipus ja minu jaoks nagu näiteks see on huvitav ka, et kui me noored kooli kontekstis ja selle Teach for All'i kontekstis meie õpetajad on ka paljuski nagu ütleme sellistes koolides, millel on nagu suuremad raskused ja kus lapsed tulevad keerulisema taustaga peredest ja nii edasi, mis kindlasti teeb nagu selle raskemaks, aga näiteks Shanghais on huvitav, et kui me võrdleme õpilaste sotsiaalmajanduslikku tausta, mida ka seal PISA testides küsitakse, siis näiteks Shanghai nüüd alumised 25% ehk nagu kõige, ütleme sellist nagu vähemate võimalustega peredest pärit lapsed, nende tulemused näiteks Eestiga võrreldes on põhimõtteliselt nagu 2 aasta võrra nagu ees keskmiselt lugemises, et see on nagu Soome on näiteks teine selline riik, kus tegelikult hoolimata laste sotsiaalmajanduslikust taustast kõik saavad üsna häid tulemusi, et ka need, kellel on halvemad tulemused, see alumine ots on üsna kõrgel. Ja ma arvan Eestis jällegi, et see on üks selline asi, kus kohas me tegelikult enamiku teiste riikidega meil on sellega täitsa hästi, aga et ma arvan, et need kõrged ootused on kõikidel õpilastel hästi olulised, eriti need, kes nagu ise on hakanud mõtlema, et ma olen rumalad ja ma vihkan kooli ja nii edasi. Siis 6. printsiip on see, et oleks õppimises hästi selged eesmärgid ja et hindamine oleks hästi konkreetne, hästi selge ja hästi abistav selle õppeprotsessi käigus. Põhimõtteliselt formatiivne protsessi tagasiside. Et see on üks minu toredamaid üldse selliseid klassis käimise kogemusi, mis oli ühes tohutult vaeses koolis Mumbais ja siis selle lapse ülesanne oli 1 minuti jooksul mingil teemal inglise keeles rääkida. Aasta aega varem ta polnud üldse inglise keelt ei osanudki rääkida ja siis ta tuli, seisis niimoodi selle klassi ette ja siis ta umbes 30 sekundit midagi hästi vaiksel häälel rääkisime, et mul oli raske ka aktsendi tõttu temast aru saada ja siis ta jäi vait ja siis kuni minuti lõpuni ta lihtsalt seal seisis. Aga siis kuivõrd ülevoolav oli ja julgustav oli see tema õpetaja tagasida pärast seda, et seda mul oli nii fantastiline näha ja siis ma hiljem kuulsin, et eelmisel korral, kui sellel poisil oli see sama ülesanne, siis ta oli seal klassi ees seisnud ja polnud ühtegi sõna ei ulenud ega osanud öelda niimoodi, et ütleme see tagasiside, mis on julgustav, hästi konkreetne, et see on ülioluline, ma kohe lõpetan. Ja viimane printsiip on seoste loomine õppeainete vahel ja õppetegevustega väljaspool kooli, et see on sama see high-tech high kool, millest ennem me seda väikest videot vaatasime, et kus olid projekt, mis tegelikult erinevaid õppeaineid tõi endas kokku.
Eestis see toimub samamoodi, et siin näiteks on üks Rocca al Mare kooli 6. klasside ajalooprojekt, kus kohas nad oma tiimidega valisid igaüks sellise teema, mida nad sügavuti 7 nädala jooksul Vana-Rooma ajaloost uurisid, näiteks, et milline oli orjade elukvaliteet ja et selle käigus nad õppisid seda sama teemat teistele õpilastele õpetama, seda näiteks tagasisidet andma, kui nad tegid oma postereid näiteks erinevatel teemadel, õpilased, kuidas omavahel teineteisele anda nii positiivset tagasisidet kui sellist nagu kriitikat, et mis võiks paremini olla ja kuidas seda teha sellisel kujul, et teine inimene ei solvu, et tal ikkagi tekib nagu sellest hea tunne, et nad õppisid lisaks ajaloo teadmistele terve rea teisi erinevaid oskusi ja lõpuks oli koos vanematega selline nagu presentatsioon, kus kõik need erinevad tiimid siis seda esitlesid, mida nad olid selle 7 nädala jooksul lähemalt uurinud. Siin on need printsiibid veel kord ja et praegu nüüd aeg ongi otsas, aga ma arvan, meil on tegelikult aega natukene küsimusteks, aga üks asi, mida ma ka huviga tegelikult teie käest kuuleks, on just see, et millised näited veel teie koolides või teie enda kogemuses tegelikult on olnud, kus neid samu printsiipe on väga hästi rakendatud, et kui mina räägin õpetajatega Eestis erinevatest koolidest, siis igas koolis on võimalik selliseid näiteid leida, et need ei pruugi alati olla nii suured projektid nagu see, mis seal videos oli, aga et sellised erinevad väga väiksed ja vahvad projektid, et neid tegelikult või uuenduslikud õppetegevused, et need see toimivad. Ja see ongi kõik, et mu viimane mõte, mis ma veel tahtsin öelda, on see, et oma Teach for All'i tööst ma praegu tulen ära ja olen loomas sellist uut organisatsiooni, millega me esialgu Inglismaal, aga umbes aasta pärast ka Eestis hakkame tegutsema, et olla partneriks koolidele, et aidata nagu sellised uuenduslikke ja efektiivset õppimist ja õpetamist ellu viia, eelkõige just keskendudes kriitilisele mõtlemisele ja siis koostöös probleemide lahendamisele. Meie nagu see suur unistus on see, et tegelikult igal inimesel oleks võimalik oma andeid maksimaalselt arendada ja olla maailmale väärtuslik, nii et kui keegi soovib uurida, siis saab sealt kodulehekülje pealt vaadata. Aga ma hea meelega nüüd kuulan teie kommentaare ja küsimusi, suur aitäh teile. Aitäh. Äkki sa paneksid selle eelmise slaidi siia taha, et kes tahab võib-olla märkmeid teha või niimoodi, et siis saab teha, aga ma küsiksin kõigepealt ise su käest, et siin on väga palju kindlasti väga tublisid Eesti õpetajaid, kes teevad oma tööd südamega, kuigi ma ütleksin, et me peaksime vaatama näiteks Soome poole. Soome ühiskonnas väärtustatakse õpetajat, Eesti ühiskonnas, no ma olen nüüd pool aastat tagasi, on veel ruumi väga palju, ütleme nii. Aga kui õpetaja nüüd teeb oma tööd hommikust õhtuni, õpetab, lapsed saavad tulemusi ja ta kuuleb kogu aeg, et ta peab midagi teisiti tegema. No mida ta peab teisiti tegema? Mis on see uuendus, mida ta saaks kohe rakendama hakata? No ma arvan, see sõltubki sellest, et mis ta ise arvab, et millised nagu nendest oskustest, mis ma arvan meie riiklikus õppekava üldosas kirjas on, mis ta ise arvab, mis tema õpilastel kõige olulisem on. See võib olla näiteks see, et kuidas õpilased tõesti omavahel suhtlevad ja koostööd teevad, kas nad seda oskavad või mitte. Ja et selle kohta tegelikult tänapäeval internetis vaadates niivõrd palju erinevaid praktikaid ja näiteid on võimalik hästi lihtsalt leida, et need ei pea olema alati see, et sa teed siis disainid sellise 7-nädalase projekti, vaid see võib palju lihtsamatest asjadest pihta hakata. Kas või näiteks see, et grupitöö, nagu mingi sellised efektiivsed printsiibid, mille kohta jällegi on kõik, et selle kohta kõik tegelikult on materjalid olemas ja seda saab uurida, aga ma arvan, see esimene samm hakkab sellest olema pihta see, et mõelda, et loomulikult õppekava on väga pikk, teadmiste osa on väga pikk, aga mõelda, et mis on see kõige olulisem, mida mu õpilased päriselt oma elus kõige rohkem vajavad, mis on see kõige suurem kingitus, mida mina neile saaksin anda ja siis mõelda, et kuidas nagu mõnest näiteks 1-2 oskusest pihta hakati uurida, kuidas seda lihtsalt teha. Et ma arvan, see ei ole iga Eesti õpetaja peab sama asja tegema, et seal nad saavadki oma loovust ka samamoodi rakendada. Palun teie küsimused. Tutvustage ennast ja siis küsige. Mina olen Marit, Euroopa Noored Eesti büroos töötan ja tahtsin lihtsalt tuua välja, et neid printsiipe vaadates, siis mulle tundub, et tegelikult ei ole lahendused üldse väga kaugel, vaid haridusvaldkonna jaoks, et tegelikult noorte valdkond mitteformaalse õppimise toel neid asju teeb. Ma arvan, et meil on väga palju õppida ka noorte valdkonnas, aga samas on juba häid näiteid ka ESF programmi raames algatatud, nende arenguprogrammide toel on tehtud näiteks Tartus väga tore koostöö kooli ja just noortekeskuse vahel, et kuidas siis tegelikult sealt õppidagi teineteiselt, et on olemas need vastused täitsa meil siin saalis ka, ma usun. Aitäh! Ütle
ütleme, et see viimane veerand tund ongi natuke nagu avatud mikrofon ka, et kui keegi tahab ka midagi kommenteerida tänase päeva kohta, väga demokraatlikul noodil lõpetame, et võite seda teha ja siis ka küsimusi esitada. Palun. Silvi Sokk olen mina Tartu Katoliku Hariduskeskusest, et kah nüüd lugedes seda 7 printsiipi, siis mina võin öelda küll, et meie koolis kindlasti kasutatakse neid ja tooksin näitena välja avastusõppe kasutamise meie koolis, et mis on nagu väga hea näide koostööst ka ülikooliga. Et kahju, et ülikooli neid inimesi praegu siin ei ole. Rääkige see natuke lahti ka, võib-olla kes selle täpselt kuulnud. Avastusõppe maaletooja Eestisse oli Mare Taagepera. Ja see tegelikult põhimõtteliselt õpivad lapsed loodusaineid läbi katsete tegemise. Mis tähendab seda, et nad kõik teevad siis käeliselt läbi, et praegu meie koolis kasutatakse seda algkooli osas, aga see loodetavasti kasvab ka põhikooli. Et kui need õpilased, kes algkoolis praegu on õppinud seda, jõuavad põhikooli, et siis oleme me oma programmiga jõudnud ka sinna kohta, et nad saaksid seda edasi teha. Et see on selline kohe reaalne näide, mida meie kasutame. Ja on ka põhikooli ja 2. ja 3. astmes ka teistes ainetes sellist päris palju aktiivõppe kasutamist ja me ei pane juba aastaid enam oma koolis käitumise ja hoolsuse hindeid, vaid hindame või mitte ei hinda, vaid anname tagasisidet sotsiaalsete oskuste arenemise kohta. Et ei ole see nii väga raske midagi. Mare Taagepera nimi siit läbi käis. Ta on minu meelest väga palju Eestile toonud möödunud aastal või sel aastal kahjuks ta varises manalasse. Ma arvan, üks olulisemaid asju, mis selle haridusstrateegia või elukestva õppestrateegia elluviimiseks on vaja teha, ma arvan, ongi nagu Eestis nende kõikide näidete üles otsimine ja lihtsalt hästi kuidagi need nagu kirja panna või videose võtta ja nendega jagada, et ma arvan, see on nagu täiesti parim viis õpetajalt õpetajale nagu neid kogemusi vahetada ja niimoodi see on kõigi arengule lihtsalt sellest kasu. Palun, mikrofon ja saal on teie päralt. Lühike kommentaar. Kõigepealt suur tänu ja palun kirjelda oma tunnetuse põhjal jumalikku elukäiku inimese sünnist kuni surmani. Aitäh. Me oleme püüdnud seda täna terve päev kirjeldada. Kas sina äkki tead seda vastust? Ma muidugi ei tea seda vastust. Minu filosoofia on see, et minu filosoofia on see, et iga inimene peaks püüdma oma potentsiaali maksimaalselt rakendada ja mingil moel olla maailmale väärtuslik. Niimoodi, et kui sa praegu oled sellises kohas, et sul on tunne, et sa ei ole maailmale väärtuslik või sa ei ole oma potentsiaali rakendada, sa peaks püüdma leida võimalusi ennast pidevalt arendada ja maailmale mingil moel, et sinust oleks kasu. Et see on nagu ma arvan, iga inimene teeb seda eri moel ja et kes läheb ühtepidi ja teistpidi, et siin jällegi mingit õiget vastust ette pole võimalik anda, aga see on minu lähenemine sellele küsimusele. Palun. Aga, palun, väga tore, küsige. Mina olen Ülle Ernits Tallinna Tervishoiu kõrgkoolist ja julgen öelda küll, 20 aastat õpetajana oldud. Teate, mina sõnastaks need 7 printsiipi teistpidi. Õppija keskselt nii, et kui õppija seda loeb, siis ta õppimisest ka innustuks. Et mitte meil ei ole meetodid, strateegiad ja tagasiside, vaid et me räägime, et õppija käest küsitakse ja õppijal on huvitav ja õppija õpib sotsiaalselt midagi. Sest ma olen kunagi Tallinna ülikoolis õppinud või pedagoogika ülikoolis ja ma usun, et kõik, kes on Lembit Andreseni käe all ja näpuviibutuste
saatel õppinud pedagoogikat, siis mida ta meie käest küsis? Mis on õpetaja kõige olulisem oskus või omadus? Armastada oma õpilast. Mulle jääb see pidevalt jalgu, ausalt öeldes, et me räägime meetoditest ja me räägime mingisugustest aktiivsetest ja oskustest, aga armastage lapsi, armastame ja hoolime oma õppijast, oleme ise õppejõududena ja õpetajatena oma ainest pidevas innustuses, nagu me siin oma laudkonnas rääkisime, ja ma arvan, et siis need kõik strateegiad ja meetodid ainult toetavad meid suurepäraselt. Niisugune emotsionaalne kokkuvõte aastate pikkusest kogemusest. Aitäh! Mina olen sellega nõus ja ma arvan, see ei ole üks ega teine, tegelikult need kaks asja on omavahel koostöös, et samamoodi on õpetajaid, kes tohutult oma õpilasi armastavad, aga kelle õpilased väga vähe õpivad, et see ei ole ka hea lahendus. Et ma arvan, need sellised head õpetamispraktikad ja õpilase väärtustamine ja õpilase armastamine, ma arvan, et need käivad teenusega koos minu arvamusel. No ja see ka tegelikult, et kõik, mis välismaalt tuleb, ei ole hea. Sest mul on New Yorgis mitu tuttavad, kes on pannud lapsed 30 000 eest erakooli ja nad õppinud seal guacamole tegemist ja kitarrimängu, aga matemaatikast öeldi, et nii noorelt ei ole vaja ja siis pärast on probleemid. Ma väga loodan seda, et kuigi mul oli väga mitmeid rahvusvahelisi näiteid, et siis see ei olnud see sõnum, mida keegi siit välja luges. Tuleb valikuliselt lähtuda. Ameerika ei ole kuld, mis hiilga vallati näiteks või midagi muud. Absoluutselt, ma arvan Eesti haridussüsteemi ja Ameerika kõige halvemad koolid on Eesti koolidega võrreldes, see on uskumatult, kui palju halvem seis ja kui palju keerulised probleemid neil on, et selles mõttes meil on igati hästi läinud ja et me saame... Kooli tuleb minna läbi metallidetektori iga päev ja politsei valve all, siis on teine maailm. Kas veel on küsimusi? Aga ma tahtsin öelda, et pikk päev on olnud ja enne, kui te siit lahkut, on teil võimalik, nagu eestlased ikka, oma keski panna kirja see, mis sellest päevast kõige rohkem meelde jäi. Teil on lehed laudade peale kätte jagatud ja nendest lehtedest peavad saama lõpuks ilusad kokkuvolditud lennukid, millega siis lennutate siia lavale oma tagasisidega ja pärast seda, kui see kõik on tehtud, hakkab pidu, kus saab see omavahel kõike veel uuesti üle rääkida juba vähem formaalsemas keskkonnas. Aga Artur, suur tänu, väga huvitav oli. Aitäh!